Tervitused jalgpallisõbrad, Sokkernet jutusaade Elu palli taga alustab selleks, et rääkida kõige olulisemat jalgpallijuttu maailmas täna. Minu nimi Kasper Elistar ja täna siin minu vastas istub mees, kes pole enam jalgpallur, küll aga on ta seda pikalt olnud, Premium Liiga, FC Kuressaare legend, endine Eesti noortekondislane Märten Pajunurm, tere! Tere Kasper ja tervist kõik vaatajad! No, siin peab ilmselt ütlema varakult juba kuulajatele disclaimeriks ära, et see on ilmselt natuke ebatavaline, et mina selles toolis istun on ja peamine põhjus on siis see, et tegelikult me oleme tavaelus sõbrad, ehk siis see vestlus on pigem kahe sõbra vaheline vestlus, mis siis võib-olla lisab jalgpallisõpradele siis selle nurga alt ka vürtsi juurde. Jah, aga proovime võib-olla natuke korrektsemalt, kui tavapäeval räägime. No vaatame, jah, proovime. No sellest hetkest, kus sa ei ole enam jalgpallur, on möödas paar päeva. Oled sa praegu juba aru saanud, et sa ei ole enam jalgpallur või tegelikult mitte? Tegelikult veel mitte, et see hooaja lõpus need vabad päevad ja kuna siin Kure hooaja lõpetamine veel tuleb ja tööl on asju teha, kodus asju teha, valmistun selleks Kure lõpugalaks, seal erinevad ettekanded, asjad vaja teha iga-aastaselt, et väga tihe nädal on ja peale seda nädalat hakkab puhkus, eks siis hakkab vaikselt ja kui jaanuaris mehed kogunevad trenni ja ma ei tea, lähen korvpalli mängima, et eks siis ma arvan, et see alles paari nädala pärast hakkab kohale jõudma, aga praegu veel ei ole, kuna lihtsalt nii palju on teha ja alles lõppes, et alles seedin neid kõiki emotsioone ja siiamaani veel vastan osadele inimestele, sest uskumatult paljudele on ikkagi korda läinud ja nii palju on kirjutatud. No kui emotsionaalne see viimane mängupäev selle lõpp olid? Ikka väga emotsionaalne, et viimased minutid juba tahtis silma märjaks tõmmata ja pidin väga keskenduma, et lõpuni oleks vähemalt pisarad ei tuleks, aga nii kui lõpu üle tulid isegi mõned pisarad ka, mis ei ole just tavapärane minu puhul, et läks ikka väga korda ja väga õnnelik olin, et sain Saaremaal lõpetada oma rahva ees. Mis tundega sa lõpuks tol õhtul koju jõudsid, kui kogu see päev oli selja taga ja see trennikott, kus hommikul veel olid särgid ja püksid, et õhtu lõpuks seal ainult sisuliselt putsad ja kaitsmed olid? Pesumasin oli rõõmus, et palju vähem asju pidi pesema panema, aga õhtuks oli lihtsalt väga suur rõõm oli sees, et see lõpp oli edukas, et saab rahuliku südamega edasi liikuda, et oli ikka väga tähtis see võitu kätte saada, et ei saanudki väga keskenduda enne mängu sellele, et nüüd on viimane mäng, et lihtsalt kogu fookus oli selle peale, et Kure jätta Premium Liigasse. Ja kuna see läks hästi, siis ülejäänud päev oli lihtsalt suurepärane tunne. No kes siin vihjetest aru ei saanud, siis Märten oli sedavõrd populaarne seal Kuressaare staadionil, et lisaks särgile, mis ära andsid püksid, varupüksid, mis sul üldse jalga jäid, aluspüksid jäid? Jah, retuusid jäid jalga ja selge ka, et kõik, mis peapaelad endised, kaptenipaelad, kõik asjad proovisin vähegi noortele edasi anda. No me näeme, su pea kohal on täna siis mitte rekvisiitputsad, vaid sinu enda putsad ja sinu enda kaitsmed. Select on sinna peale kirjutatud, näevad väga räbalad välja. No neid ei raatsi nüüd ära anda. Neid mitte, need on peaaegu esimesest päevast minuga kaasas olnud, et 2000 oktoobris läksin jalgpallitrenni ja võib-olla mõned kuud hiljem või siis samal kuul ostsin need kaitsmed, et need on esimesest päevast viimase päevani olnud ja natuke tuleb mõelda, mis nendega teha, kas koos ühe Kure särgiga raami taha panna või et need on kõik need Premium Liiga mängud, kogu karjääri on kaasa käinud ja napilt pidasid vastu. Kas kiire hüppen, et kas nad ka teisel pool lompi käisid või seal olid sul mingid modernsemad kaitsmed? Ikka, olid Ameerikas ka kaasas ja nendega alati, kui Kuresse ka mõni uus mängija tuli, eriti noored mängijad, alati mul esimene küsimus oli, kui mängupäev oli, et arva ära, mis aasta kaitsmed on. Et tegin palju siin viktoriine noortele ja lõpuks oli, ma arvan, et 75% meeskonnast oli noorem kui mu kaitsmed. Et oli, ma arvan, okei aeg lõpetada. Aga seda tunnet ei tulnud, et väga populaarseks on läinud viimasel need minikaitsmed, sellised tikutopsi suurused, et äkki peaks ka vahetama või et liiga suured või et mis iganes? Ei, hooaja viimased paar mängu võtsin sealt need plastiktükid seest ära, et muidu pakkusid natuke kaitset ka.
aga seal hooaja lõpupoole üks mäng jäid isegi kaitsmed maha, siis Kivi laenas mulle oma pooleks lõigatud putsataldasid või midagi, et siis ühe korra sain proovida seda mitte kaitsmetega mängimist ka, aga muidu ega ei seganud küll. Aga mis värk kaitsmetega on jalgpalluritel? Miks nad niimoodi häirivad? Et omal ajal, kui sa jalgpalli mängima hakkasid, see oli normaalne, et sul oli kaitse, oli terve säär ja sul oli pahklu osa ka veel seal kinni ja nad olidki nagu kaitsmiseks, aga tänasel päeval nagu keegi ei taha neid. No ma arvan, vanasti mängustiil oli ka jõulisem ja pandi säärde rohkem, et ma ei mäleta see aasta, millal ma oleks seal, korgid ees, keegi sulle säärekonti ei tule enam, see on otse punane, varrid, asjad on olemas, et see ei ole lihtsalt väga aktuaalne või sinna ei lennata sisse ja no tõesti väga harva on seda, kus ta midagi kaitseb või sa sinna sääre keskele saad löögi, et mängijad ikka otsivad seda ülimat mugavust taga ja võimalikult vähe erinevaid takistusi ja lisaraskusi, et ootan huviga, et kuhu edasi, sest tõesti need paari sentimeetris kaitsmed, need ei tee midagi, et sama hästi võiks juba siis ilma kaitsmeteta mängida, et võib-olla mõne aasta pärast tuleb, aga hetkel juba ta on niisugune formaalsus, et tõesti ei ole enam, tegelikult ei ole pointi, kas sul on kaitsmed peal või ei ole kaitsmed peal, et vaatame, mis siin järgmise paari aastaga saab, aga jah, see lihtsalt mäng on vähem agressiivseks läinud selles suhtes, et selliseid sääre neid kokkupõrkeid, mis iganes korgid ees sisse, neid lihtsalt ei ole enam jalgpallis ja seetõttu võib-olla kõige rohkem neid läheb vaja näiteks korra nädalas meil oli trennis väiksed mängud. Seal juba natuke läheb vaja, seal on veapiir on vähe kõrgem kui liigas ja seal võib kasuks tulla küll, kui on kaitsmed peal, aga mängupäeval väga vahet ei ole. Nii et Kuressaares ikkagi oli ka selliseid trenne, kus pididki kaitsmed peal olema? Korra nädalas väiksed mängud, miniturniirid, et seal käis nädala kõige suurem andmine, ma arvan, et seal tasus kaitsmed peale panna ja oligi kohustulik kaitsmed peale panna. Sa oled 32-aastane, kevadel sa oled 33, no see ei ole nüüd kõige levinum iga, kus jalgpallikarjääri lõpetada, et võib-olla 5-10-15 aastat tagasi oli see tavaline, tänasel päeval, kus meil on 40-sed Ronaldod, sinna lähenevad Messid, Luka Modritsid, Konstantin Vassiljevid ja nii edasi, et kuidas sa jõudsid selleni, et praegu on see aeg, et karjäär lõpetada? Ma alati tundsin, et ei ole sellist soovi 40-ni mängida, et mõtlesin, et 30-ni mängin ja siis hakkan aasta haaval vaatama, et millal see õige aeg tuleb ja peale me eelmist hooaega natukene mõtlesin ja siis tundsingi, et tahaks ühe aasta veel täiega panna, nautida kõike seda ja siis kui kõik läheb plaanipäraselt, et siis võiks lõpetada. Aga tunne oligi siuke, et tahan lõpetada siis, kui olen terve, kui ikka naudin ja nagu mul üks hea sõber korrutas, et lõpeta jalgpalliga enne, kui jalgpall sinuga lõpetab, et tahtsin seda ka teha, et lõpetada siis, kui ma veel saan hakkama ja füüsiliselt vormilt ei tekkinud veel mingit tagasilööki, et ja arvestades ka mu mängustiili ja positsiooni, et siin oleks kindlasti aastaid veel sees olnud, aga mu elu tuli peale. Saab rohkem nüüd muid ambitsioone ja unistusi ellu viia, et ei tahtnud viimase hetkeni mängida ja tervisega riskida, et suutsin lõpetada niimoodi, et ilma ühegi suurema vigastuseta läks karjäär mööda, et natuke kartsin, mäletan, Enar Jääger kunagi ütles, et talle ka sõbrad ütlesid, et oota 30 ära, siis hakkab juhtuma, mees sai 30, kohe läks vist põlve sidemed katki ja sealt saadik hakkas minema, aga natukene kartsin seda, aga kõik läks uskumatult hästi ikkagi vigastustega ja see oli üks põhjus ka, miks ma nii kaua tahtsin mängida, viitsisin mängida ja ma olin alati platsil ja alati terve ja niimoodi on puhas nauding. Mis hetkel sa enda jaoks selle lõpliku otsuse tegid, et jah, nüüd ma lõpetan, et sa ütlesid, et sa juba hooaja alguses ja talvel mõtlesid mingid mõtteid, aga millal see viimane otsus sai tehtud, et nüüd on kõik? Raske täpselt sellist hetke öelda, see oli siuke kasvav või ajas nagu lihtsalt kinnistuv mõte, et sellist ühte hetke polnud, et okei, nüüd on selge. Et aasta alguses see mõte tuli ja siis lihtsalt vaatasin nii-öelda jooksvalt ja eeldasin, ootasin, arvasin, et see jääb viimaseks, aga sellist ühte hetke polnud mingit mängu või olukorda, kus oleks olnud, et okei, nüüd on kindel, et see on lõpp, et pigem siuke aasta jooksul lihtsalt
sai see algne mõte nii-öelda kinnistuse, et seal sellist erilist ühte hetke pole. Millal sa esimest korda oma perele lähedastele ütlesid, kuidas nad reageerisid? No soov oli see, et kindlustan Kure Premium-liigas ära ja siis hakkan rohkem jagama seda infot välja, aga läks kuni viimase mänguni, aga kuna tahtsin kindlasti, et saaks fänne tänada ja sellise ägeda lõpu teha, siis otsustasin seal oktoobri lõpus nii-öelda klubiga rääkida ja meeskonnaga ja lähedastele jagasin natuke enne seda juba, et siin-seal võib-olla mõne vihje enne mõnele sõbrale andsin, aga muidu hoidsin võimalikult kaua, sest ma arvasin ja lootsin, et hooaeg läheb niimoodi, et kindlustab ära ja siis on juba, saab rahuliku südamega nagu valmistuda selleks lõpuks, aga lõpuks läks 29. novembrini see fookus välja, aga sain Kadrioru staadioni asemel hoopis Kuressaares hüvasti jätta ja see oli uskumatult tore lõpp, et siiamaani tõmbab päris emotsionaalseks, kui mõtlen selle mängu lõpu ja päeva peale. No siin mõned on öelnud ka, et sa oled nagu profet, et kui see uudis välja tuli, siis ütlesid ka, et oleksid tahtnud veel Saaremaal käia nii, et saad seal ka mängida, aga et nüüd tuleb Kadriorus lõpetada ja siis mängu Kalevile kaotasite, et ma ei tea, sõnasid selle asja ära või? Ei, ma olin väga selles mõttes korrektne nende sõnastustega, et igal pool rõhutasingi see, et ma loodan, et lõpeb ja kogu see, et kuskil ei öelnud, et kurat, et Kadriorus lõpeb ja ei saagi Kuressaares mängida, et olen siin aastate jooksul õppinud, et ei tasu siin enne mänge midagi suurt teatada ja punktid tabelisse niisama ei tule, et arvestasin kõikide võimalustega ja puhkusepileteid novembrikuus ära ei ostnud. Et erinevalt mõnest teisest? Erinevalt mõnest teisest mängijast, aga elu on mõnikord selline, aga mina sellist riski ei tahtnud võtta, kuna kogemus oli olemas. Aga lõpp ja kõik hea. Sai 3 nädalat veel jalgpalli täiega nautida ja ilusa lõpu. Aga kuidas sul siis pere reageeris, kuidas sul meeskonnakaaslased reageerisid, kuidas Sander Post reageeris? Väga erinevaid reaktsioone, aga suures pildis väga toetavad, et eks ema lootis, et äkki üks aasta on veel, isa ütles, et ta oli juba siuke aasta alguses või suvel oli tunne, et see võib viimaseks jääda ja seetõttu ta peaaegu kõikidel mängudel oli viimasel aastal, mis iga hinnaga käis vaatamas, et tal võib-olla oli juba mingi sisetunne, et see lõpp võib tulla. Meeskonnakaaslased väga toetavad, osad siiamaani kirjutavad, et väga kurvad ikka, et see teekond läbi saab, eriti just mõned uued mängijad, kellega just alles tulid ja just said sõbraks ja juba on see teekond läbi, aga suures pildis kõik mõistavad ja paljud ka vanad sõbrad kirjutavad, et lihtsalt lõpuks ameti. Et mõni on seal aastast, ma ei tea, 2018 juba kirjutanud, et kas nüüd on viimane aasta, aga ei suutnud ega tahtnud varem lõpetada. Aga nüüd tuli otsus ära. Oled jõudnud kahetseda ka juba? Ei kahetseda küll ei ole, et seal viimane nädal trennis oli vahepeal enne trenni, lükkasid seal erinevaid sööte ja peale trenni lõid seal paar penaltit, ma ei tea, ristnurka ja midagi, siis natuke lihtsalt kahju, et siia see vasak jalg jääb, et selliseid lööke ja sööte enam nagu kõrgel tasemel teha ei saa, aga muidu on ikka hinges on rahu ja ootan seda pallijärgset elu. Kas kui juhtuks olukord, et su hea sõber, aga ühtlasi ka Eesti Flora spordidirektor David Rasberg helistaks sulle, et kuule Märten, et meil selline olukord, et Erko-Anne Tõugest pole enam, et läks vasakjalgset keskkaitset vaja, et äkki liitud Floraga. Mis mõtleksid? Suudaks sa sind ringi panna veel otsustama? No ei suudaks või ma olen ise ka seda nalja teinud ja kuule, et kui sul on aja, et vasakjalgsed keskkaitsed, kes seal pikka palli laob, et olen olemas, aga ma arvan, et Flora palgaeelarvesse see ei sobiks, et see number, mis nagu päriselt paneks mõtlema, et siin nagu nii-öelda tavalise pakkumisega, et uuesti või et see lõppi otsus on ikka nagu kindel ja tahtsin lõpetada ja lõpetasin, et siin peaks nii-öelda selle võib ulmevaldkonda, mis pakkumisi peaks tegema, et meistriks nad tulid küll, raha võib-olla on, aga see on ei tõmbaks, et võtab pigem putsad siia
siia Varna või siis kingin kellelegi edasi. No Flora on ikkagi su kasvataja klubi, Eesti meister, meistrite liiga. Ei tõmbaks? Ei tõmbaks ja kunagi vähemalt paar nii-öelda hooaeelset ja võimalust sain Floras, aga siis olin natuke noor ja natuke veel pehme, et ei kasutanud sellel ajal võimalust ära, aga ühe ametliku mängu ikkagi Flora esinduse eest sain ka kirja, mis ka ikkagi üks unistustest kindlasti oli noorena. Et vähemalt selle väikse linnukese sai kätte ja nüüd uuesti tagasi mängijana ei tõmba. No aga vaatame siis su karjäärile tagasi. Sa oled Raplast pärit, aga tegelikult sa oled ju tugevate Saaremaa juurtega. Kuidas sa jalgpallini jõudsid? Kas see oligi su isa, Rein Pajunurm, endine isegi tippkohtunik, tänane kohtunike vaatleja, Orissaare külje alt on ta pärit Saaremaalt, et kas on see tema mõjutas või kuidagi jõudsid teistmoodi jalgpallini? Ei ütleks, et tema mõjutus, et kuidagi ma ei tea, naturaalselt see läks, et isa ise endine kergejõusliklane ja võrkpallivend enne, kui ta jalgpalli leidis ja väiksena käisin tal võrkpallitrennis kaasas, seal soenduseks mehed mängisid jalgpalli. Ma olin mingi 5-aastane, mind pandi väravasse, hakati Mart Poomiks kutsuma, et sealt see pisik tuli ja 7-aastane olin, kool hakkas pihta, siis naabrimaja parim sõber kadus ära kuskile peale kooli ja mõtlesin, mis jama on. Tuli välja, et jalkatrennid käivad. Ja läksin ka sinna jalkatrenni ja sealt enam nii-öelda tagasi vaadanud, et vanemad esimesest päevast viimaseni toetasid, aga sellist survet või mingeid ootusi väga ei olnud, et nad pigem toetasid, nautisid ja nägid, et ma ise väga tahan ja siis oli lõpuni välja, oli uskumatu toetus vanematelt olemas, aga sellist survet või mingeid unistuste elamisi läbi minu, et seda ei olnud kunagi. Kui sa trenni läksid, mainisid, et olid väravas, olid tegelikult ju väravat päris pikka aega, et läksid trenni ja olidki väravat? Ei, noorena ma mängisin ja olin väravas, aga turniirid, põhiajast olin väravas, kuni seal U15 koondise kandidaat olin väravas, aga siis kuidagi vaimselt natuke enne, kui seda pikkust ka hakkas tulema, et esimesed aastad seal suures väravas on väga raske oli vaimselt ja 15 olin siis tulin väravast välja ja tulime teise Rapla vennaga, tulime Tallinna Florasse juba nii-öelda U17 meeskonda ja seal olin kohe põhivasakkaitse hoopis, et siuke kiire muutus, aga kuna ma Rapla staadionil elasin ja tihti ikkagi platsilgi olin, siis võib-olla mitte kõige järsem üleminek, aga kes teab, võib-olla väravas oleks kaugemale jõudnud, et lõpuks kasvasin pikaks ja olid nii-öelda eeldused olemas ja olin väravas ka päris hea, aga ega vahel võib-olla mõtled selle peale, aga suurt kahetsust ei ole, et kuidagi miski ikkagi tõmbas platsile ja olen ka selle platsimängija karjääriga väga rahul. No, tegelikult jah, ongi sa kasvasid enne Raplas, aga siis kui sa tulid siia Florasse mängima, sa kolisid ka Tallinnasse? Jah, 16 olin gümnaasiumisse, tulin Tallinna ja kogu perega samal ajal oli võimalik Tallinnasse ümber kolida, et jah, nüüd teise poole elust olen Tallinnas olnud, aga esimesed 16 aastat Raplas ja Keetne jalgpallikool ja Rapla staadion, et seal ma nii-öelda mängijaks mind vormiti. Kuidas see Flora siis oli, kui sa siia jõudsid? Oli see sellisele rahulikule Rapla poisile mingisugune šokk ka või kohanesid kiirelt? Kuna me olime ikkagi kohe põhimängijad ja päris head, kui Tallinna tulime, siis seetõttu võib-olla võeti natuke lihtsamalt sisse, aga läks ikka pool aastat, ma arvan, et kuni nii-öelda täielikult tundsid, et oled nüüd Tallinna poistega sõber, et võib-olla kõige lihtsam ei olnud see sisseelamine Raplast Tallinna tulles, et noorena küll ei kujutanud ette siia Tallinna elama tulla, aga tegelikult harjud kiiresti ära ja läks nii koolis kui meeskonnas hästi, aga algus oli selline põnev väljakutse küll. Raplast tuled siia Tallinna meeskonda, et hoopis teine maailm, aga meeskond oli hea, oli nii-öelda oma vanuseklassi üks Eesti parimaid meeskondi ja oli huvitav, et kui seal Raplas olid nii-öelda seal esiliiga, noorte esiliiga siis nagu lõpus mängisid, siis järsku hakkasid tiitlitele seal kandideerima ja mingi B1 vanusest tulime Eesti meistriks ka ja eliitliigas olime ka seal Levadia ja teistega konkureerisime tipus, et oli siuke äge muutus ja äge oli seal tiitlite peale võidelda.
millal sa Flora duublisse jõudsid ja mis hetkel sa seda Flora esindust nuusutada said kas või? See läks väga sellist loogilist rada pidi, et meil oli U17, siis pandi meid teise liigasse mängima, sellel ajal oli FC Elva, ta oli siuke, vist oli Valga Warriori duubel, kes oli esiliigas, et vanasti oli selliseid asju rohkem, siis Elvas, sellel ajal teine liiga oli umbes nagu esiliiga B praegu või täitsa hea tase, siis sealt 17 oli Valga Warrior, terve aasta esiliigas, seal läks ka hästi, siis tõusid nii-öelda Flora duublisse, pool aastat olin seal ja siis järsku tuli pakkumine FC Kuressaarelt. Kuna mu Saaremaa juuri teati juba algusest peale, siis jälgiti ja vaadati, et võiksin juba meistriliigas esimesed sammud teha ja tuli see pakkumine, võtsin kohe vastu. Esimesse Kure trenni läksin, siis Kure särki mul veel polnud, tegin Arsenali särgiga trenni. Sellest isegi pildid on ka olemas ja Valmas siiamaani meenutab seda, aga jah, 18 olin, siis Kures läks ka pool aastat päris hästi, esimest korda Martin Reim võttis seal kuuks ajaks ettevalmistusse, võttis Florasse, nägin siis esimest korda seda tippjalgpalli kogu 2 trenni päevas, seal koolis ei saanud käiagi, aga väga äge oli ja esimesed füüsilised trennid, et pole varem elus üle minuti pidanud planku tegema, järsku jooksed tund aega sealt alt teki metsas, lähed sisse, 3 minutit planku sirgelt, 2 minutit küljed, seal kätekõverdused asjad peale, ja siis vaatad seal, Reim teeb neid ees, ise naeratab, Frolofid, Kamsid hoiavad seda planku, teevad pulli, ise samal ajal sured, lihtsalt mõtled täiesti pekkis, mis toimub. Aga see 6 aega harjusid ära ja sealt saadik, nüüd hilisemas karjääris olen ise see vend olnud, et keegi plangu ajal väriseb, siis küsin, kas on külm hakanud ja asju, aga see oli 18-aastasena päris äge üleminek ja korralik šokk ikka, et mis mis tasemel trenni tehakse ja kui kõva koormus seal hooajaettevalmistusel ikkagi tipptiimides on. Ja 2 aastat järjest sain sinna Florasse ettevalmistusele, 3. aasta juba jäeti ka, kui Leelov oli, aga ei löönud jala kust lahti või ütleme, et sellel ajal ei olnud võib-olla sellist agressiivsust ja nahaalsust piisavalt, et pigem olin ikkagi siuke malbe kohusetundlik Rapla poiss ja ei löönud seal nii-öelda tipptiimi riietusruumis ja platsil läbi, et kellelegi mingid etteheited pole, et pigem lihtsalt ei olnud sellel ajal veel valmis, et pigem olen siuke hiline avaneja ja aja jooksul iga aastaga natuke juurde pannud. Sai mingit kino ka seal Flora treenides käies riietusruumis, kui ikkagi olid noore Rapla poisina sattunud sinna Eesti tippklubisse, kus legende jagus? Ikka jah, et seal ei hakka võib-olla täpselt kirjeldama, aga näiteks mõni hommik tuled seal, istud maha unise peaga, siis kuuled, mis on päeva esimene küsimus, näiteks Markus Jürgenson küsis Sander Posti käest ja lihtsalt oled vau, et väga, et sai head kino küll või seal üks talv iga päev peale neid külmasid trenne istud seal saunas ja kuuled Raio Piiroja lugusid üle maailma, et päris äge kogemus selle noorele või teed seal taga jõusaalis, teed trenni, järsku tuleb Mart Poom sinna, ta hakkab koos trenni tegema, et pole suuremat iidolit elu jooksul mul olnud kui Poom ja järsku teed seal kõrval jõusaalistega trenni, et oli selliseid väga ägedaid hetki, oli tegelikult palju. Kuidas siis sealt see asi edasi läks? Floras, nagu sa ise ütlesid, ei olnud piisavalt valmis, mis siis sind ootas? Läksin tagasi Kuressaarde ja kuna oligi, mul oli alati võib-olla ka, mis hoidis mind tagasi, ma teadsin, et kui nii-öelda siit lepingut ei tule või esimese hooga profi jalgpalluriks ei saa, et pole hullu midagi, saan ülikooli minna, akadeemilisele muid unistusi ellu viia ja siis järsku avastasin, et võib-olla ei peagi jalgpalli pooleli jätma, et on võimalus nii akadeemilist kui jalgpalli heal tasemel jätkata Ameerika Ühendriikides ja hakkasin otsima, uurima kogu selle asja kohta. Kõvasti võttis aega, siis oligi peale gümnaasiumit jäi 2 vaba aastat lõpuks, enne kui sinna USAsse ülikooli sain, et kogu protsess võttis siuke aasta aega, aga see 4 aastat seal Ameerika ülikoolis andis hea hariduse ja tagasi tulin, olin parem ja võimsam jalgpallur kui enne ka, et suurepärane valik võib-olla mõnele sellisele, kes esimese hooga nii-öelda tippjalgpallis läbi ei löö, aga ikkagi tahab seda teekonda jätkata ja samal ajal ka kooli asju teha, et väga soovitan uurida seda Ameerika värki, et siin peale mind on ka mõned läinud ja Alex Meinhard
tegi üldse kõige kõvema Ameerika karjääri, mis saab teha, kõige pikema ka muidugi, et seal normaalne on 4, mees tegi 7 aastat, aga tuli USA meistriks ja käis seal isegi Valges Majas presidendil külas, et Ameerika värki soovitan ja võib ka minult otse küsida, kes noortest selle peale mõtleb ja saan natukene võib-olla infot anda ja aidata, et tänusõnad Anti Arstile, kes oli siis kunagine ka koondislane ja esimene vend, kes enne mind seal USA-s ülikoolis käis, et Joel Lindberg huvitaval kombel viis mind temaga kokku ja sealt kaudu andis väga palju infot, et kuidas sinna Ameerikas sisse saada. Et seal 4 aastat sai kõvasti jõusaali, kõvasti trenni, väga selline premium-liiga tasemel olid kõik need asjad seal ja tagasi tulin, siis juba olin Paide linnameeskonnaga ja sain kohe nii-öelda ka seal pildile. Sa õppisid siis Longwoodi ülikoolis, see on Virginia lähedal? See on jah, Virginia keskel Farmville'i külakeses või linnakeses, et alguses, kui sõbrad seda linnanime nägid või koolinime nägid, et ei tundunud nagu päris teema, aga täitsa päris ülikool, täitsa päris väike linnakene, aga jah, seal Virginia keskel siuke pooleldi maavärk, pooleldi põhja poolt siuke, täpselt siuke USA keskel, et nägid seal kõiki neid Ameerika tahke päris hästi. Ja sa siis esindasid ülikooli meeskonda Longwood Lancers. Tegelikult Eestis sa ju olid enne olnud äärekaitsja. Seal sinust vormus keskkaitse. Jah, esimene aasta olin veel vasakkaitses, aga peale seda hooaega treener liigutas sinna vasak keskkaitsesse ja hakkas kuidagi väga hästi asjad sujuma. Et kui sealt juba Eestisse tagasi tulin, siis ka Paides ja Kures mängisin ka, proovisin keskkaitses ja tuli ka siin nii-öelda hästi välja, kuigi Paides seal nii Meelis Roobale vist, seal ma mängisin nii vasakkaitses kui keskkaitses, aga kui ma tulin peale Ameerika karjääri tagasi, Sahhovaikole meeldisin vasakkaitses rohkem, et siis Paides selle aasta tegin vasakuskaitses, aga Kuresse tagasi minnes seal 3 siis ikkagi oli kohe alguses peale see keskkaitse koht kindel ja kuni karjääri lõpuni seal peaaegu kõik mängud tegin. Et võib-olla jah, mu selle omadused ja jõud ja kogu see keskkaitses tuli paremini välja. No milline see elu seal USA ülikoolis siis on, et sa õppisid majandust, sa lõpetasid selle cum laude, samal ajal sa olid võistkonna liige, sul olid trennid, sa olid lõpuks võistkonna kapten ja nii edasi, et kuidas see eluolu ja asjad sul seal välja nägid? Päris sisutihedad, et tihti oli 2 trenni päevas, siis siuke 7 äratus ja pallitrenn, siis siuke 9-3 oled koolis ja peale koolipäeva teine trenn peale ja siis õhtul kas vaba aeg või raamatukogus või mis iganes, aga Eestist tulles ja siuke akadeemiline põhi oli päris hea all, et kõige raskem ei olnud ülikool, ütleks, et siin võib-olla meil tippülikoolid võivad isegi raskemad olla, pluss seal on 4 aasta peale ta on laiali tõmmatud, et võib-olla natuke vähem intensiivsem. Aga kuna oled nii-öelda ametlikult seal sportlane, siis kõik õpetajad ja kavad peavad sellega arvestama ja oli siuke tihe elu, aga hästi rahvusvaheline, elasid seal igalt mandrilt vendadega koos ja meeskonnas ka väga palju eri rahvusi, riike, kõiki koos, et näiteks 3 aastat elasin egiptlasega koos, mitu Aafrika poissi elasime vahel koos, norrakas oli pundis, rootslane oli pundis, rootslane see lemmiksportlane oli näiteks Rahul Olle, see oli kõige naljakam üldse, et kui kohtusime, siis ta küsis mult Rahul Olle kohta esimesena ja siiamaani kirjutab vahepeal, aga ta oli siis kuskilt Vasalopeti fänn suur? Ta oli Vasalopeti isaga kunagi näinud ja neil hakkas Rahul Olle meeldima ja et see oli jah, igalt poolt Austraaliast ja ma ei tea, Briti saartelt ja tõesti, võib-olla Lõuna-Ameerikast väga polnud vendi, aga sealt Kesk-Ameerikast ka, et tõesti, üle maailma oli see meeskond seal kokku aetud ja oli väga ägedad 4 aastat. Aga kas need teised tüübid olid nad tulnud sinna rohkem õppima või rohkem jalgpalli mängima, et oli see nende jaoks nagu katse jalgpallis läbi lüüa või haridust omandada? Ma ütleks, et mõlemad, et Ameerika süsteem ongi niimoodi üles ehitatud, et seal
kes sinna esimese division 1 USA ülikooli nagu jalgpalliga jõuavad, et see tihti ongi nende nagu karjääri tipp, et see ongi see, mille nimel nad on terve elu töötanud, siis panevad seal need aastad hullu ja lõpetavad kooli ära ja siis enamus lähevad nii-öelda tavaellu tagasi, aga mõni proovis sealt ka edasi minna ja sai nii-öelda mängis jalgpalli profitasemel ka, et seal üldiselt olenes, aga jah, Ameerikas on jah siuke ülikool 0, tõesti väga vähesed saavad selle võimaluse ja konkurents on metsik ja seetõttu on väga hinnas need kohad ja on see tase ka väga, väga korralik. Ja ütleme, et ülikooli ajal toona, kui sina käisid, siis oli veel keelatud palkade maksmine, ehk siis sa justkui elasid nagu tippsportlane, mitu korda päevast trenni, taastumised, kavad, söögid, reisimised, aga tasu sellest ei tulnud? Just, nüüd on päris äge vaadata, jah, seal paar aastat tagasi muudeti need reeglid ära ja seal kas või meie oma korvpallurid teenivad nüüd täiesti mingit müstilisi summasid, aga sellel ajal oli jah, tehti nalja selle üle, et see NCA on nagu parim tasuta tööjõud või tänapäeva orjandus, et tasuta töötavad ja koolid ja liiga teenib miljardeid dollareid, aga nüüd jõuab see raha tagasi sportlasteni ka ja siin isegi kas Eestist lähevad siin naiskorvpallurid, lähevad sinna division 1 ja makstakse täitsa korralikku raha neile igakuiselt peale. Aga minul oli jah, maksti selle kooli raha sees on ka sul ööbimine, majutus, söök ja kõik need asjad, aga ja ise endal kulud olid võib-olla sarnased, nagu oleks Tartu Ülikooli läinud ja siin midagi üürinud ja elu peale kulutanud, et palju asju maksti kinni, aga mingi osa natukene pidid ise ka kulutusi kandma ja vanemad õnneks suutsid toetada. See, et maksti kinni, oli siis põhjusel, et sa olidki selle jalgpalli stipendiumiga? Just, et seal ülikooli aastamaks kõik kokku oligi umbes 40 000, et seda ei oleks ise mitte kuidagi või ka perel mitte kuidagi on võimalik maksta, et sellest siuke 90% oli stipendiumiga kaetud, et ise tuli seal natukene vahendeid juurde leida, aga jah, võib öelda, et see ülikooli stipendium 4 aasta peale oli jah ikkagi 100+ 1000 väärt ja sai Ameerika hariduse selle hinna eest kätte. No esimene suvi, siis sa vist tulid kodumaale ja mängisid Paides? Esimene suvi peale USA-t ma tulin tagasi, ma olin Kure nimekirjas, aga Kure sellel ajal oli esiliigas ja seal oligi, mäletan, esimene mäng olin tagasi, keskelt läks vile lahti, tahtsin liiniga juba üles spurtida, vaatan, kõik mingi sörgivad kaasa ja siuke vaatasin, et ma olin nii heas vormis, et esiliiga tempo lihtsalt, esiliigas ei ole igav hakkab, et ei ole minu tase sellel hetkel ja oli Meelis Roobaga mingi ühendus seal endal ja isal ja kutsus testima sinna Paidesse. Esimene trenn oli muidugi suurepärane. Hommikul mingi 9 oli Männikul trenn, viskasin veel 8 seal venna tööl ära, olin esimesena trennis kohal. Lõpuks teisena jõudis Meelis Rooba sinna, rääkisime juttu, jõudsid mehed, hakkasid kohal jõudma, läksin riietusruumi ja teen koti lahti, putsad kodus. Ja ma olin Männikul ja tipptund ja ma elasin Lasnamäel venna juures sellel ajal, ja polnudki midagi teha. Sõitsin tagasi Lasnamäele putsad järgi ja jõudsin poole trenni pealt tagasi. Et elus ainuke kord, kui on putsad maha jäänud ja jäid maha, siis kui uue tiimi juures esimeses trennis, et täiesti ebareaalne see, aga õnneks see saatuslikuks ei saanud, et läks ikkagi hästi ja sain Paidesse ja suve teise poole sain siis Premium liigas Paidest mängida. Siis oli Ameerikasse tagasiminek ja järgmine suvi juba mängisin Ameerikas seal suveliigat, et siin Palm Beach Suns oli siuke Florida tiim, ma olin ainukene, ütleme, 9 brasiillast, 1 ameeriklane ja siis 1 eestlane oli taas põhikoosseisus. Kogu asi toimus ainult portugali keeles ja elasin kõigi nende brasiillastega ka ühes suures seal erinevates majades, et taaskord väga kõva tase, et seal Premium liiga tase täitsa kenasti ja paar brasiillast olid siuksel tasemel, et mõtlesin, et sellel ajal oli Nõmme Kalju oli brasiillaste koht, et oli seal paar Felipe Nunese mantlipärijat olemas küll, kes oleks meil Premium liigas suuri tegusid võinud teha. Et siuke äge kogemus ja seal ka oli siuksed profimängija tingimused olid olemas ja
tagasi kooli minnes olin taaskord nii-öelda sammu nii-öelda võib-olla edasi teinud ja võib-olla ongi mu ainus nii-öelda välisklubi elamus, aga päris eriline elamus ja ma ei tea, kas mõni eestlane seal Ameerikas seda suveliigat on mänginud, aga ta on jah siuke... Suveliiga on siis see PDL? Vist küll, jah, kui seal on ajaga natukene muutunud need, aga need olid jah siuksed, kus olidki välismaa mehed olid nii-öelda testimisel, et saada neid profilepinguid USA-sse ja mõned ülikooli mängijad suvel siis hoidsid vormi seal, et siuke väga, väga hea ja võitluslik liiga ja mul õnnestus seal Florida liigas nii-öelda Miami lähedal olla, et nägi kogu seda Florida elu ka ära, et väga äge kogemus ja sellised 3 kuud, mida pole muul ajal kunagi, ma arvan, et sellist võimalust ei tekiks. Ja seal oligi siis, et see ongi see 3 kuud kestis nii-öelda see hooaeg ja seal siis olidki mängijad, kes tahtsid pääseda MLS-i kuskil ülikooli asjades veel tõusu teha, siuke kombinatsioon umbes. Seal jah, paljud meeskonnad olid, et olidki kas Lõuna-Ameerikast, seal Florida on hästi siuke Lõuna-Ameerika keskne, et paljud meeskonnad olid jah, olidki suveks toodud seal igasugu brasiillasi asju, kes lootsid siis jalga ukse vahele saada ja teised olid jah siis ülikooli mängijad, kes pidid nii-öelda suvel võimalikult kõrgel tasemel mängima ja see oli parim võimalik koht, kus mängida. Et siuke huvitav miks ja nägi seda brasiillaste kirge jalgpalli vastu ja tõesti täiesti teine maailm, et kui see mäng käima läheb, see pilk seal ja nagu kui tähtis see pall on ja palli kaotus, see on hoopis teises hinnas on see värk, et selliseid lohakusi ja asju või seda, et sa 100 ei pane, nagu lihtsalt see ei lähe läbi. Et sealt õppisin palju ja ma arvan, et seal eestlastel on ka palju õppida, kes võib-olla natuke nii-öelda lohakalt või liiga lihtsalt, kaotasin palli ära, et seal brasiillastega siuke asi läbi ei lähe, et sind nii-öelda süüakse suht elusalt ära, et õpetas palju ja üldse see, kuidas nad nautisid seda jalgpalli ja kui rõõmsad ja tõesti samba ja laulurahvas, et ainult nalja ja naeru, aga nii kui palatsil vile käib, siis täiesti segased. Et oli palju õppida. Kuidas sul järgmised suved sealt ülikooli vahelt läksid? Sellest 3. suvi olin ka, siis pidin praktikale jääma USA-sse, leidsin ka seal kohaliku Richmondi tiimi seal suveliigas, aga see oli nii-öelda 1 liiga madalamal. Et see oli siuke okei liiga, kus vormi hoida, pigem siuke esiliiga tase võrreldes meiega. Et seal ka tegin paar trenni ära ja siis treener kutsus juurde, kuule, et selleks hooajaks oled kapten. Ma ütlesin, et kuule, et pane ikka mõnele oma noorele see pael, et ma tulin lihtsalt siia, ma tahan rahulikult mängida, et ma ei taha siin aga mingit suurt liidri rolli või midagi sellist võtta, et mängin, kuidas mängin ja olen kõik trennid kohal, aga et anna mingile noorele võimalus, et seal võib-olla olin jah nii-öelda üks kõvema tasemega mängijaid, aga aitas taset hoida ja viimane hooaeg läks ka väga hästi seal ülikoolis, et jõudsime seal finaali välja ühel aastal ka, aga lõpuks jah see meistritiitli või meistrisõrmus, mis Ameerikas kõige tähtsam on, et seda kahjuks kätte ei saanud. Kuidas see jalgpalliline pool Ameerikas oli, et sa kirjeldasid, sul on väga palju erinevaid jalgpallikultuure seal olnud, aga tegelikult su treener oli ju inglane, et oli ta siis selline euroopalik jalgpallikultuur või oli nagu midagi, et siuke, et kuule, mis siin toimub nagu? Pigem euroopalik, aga kogu see liiga ja ta on hästi kiire, hästi füüsiline, seal on füüsiliselt hästi võimsad mängijad. Et enda meeskonnas oli ka esimesed trennid vaatasin, et ikka ulmekiired on mingid vennad, ma arvan, et seal mitu meest tiimis olid siuksed 30 meetrit, kes mängijad teavad, ala siuke 3-9 jooksjaid oli meil seal satsis mitmeid ja vastastiimides samamoodi, et tempo oli kõrge ja seal oli, mis on huvitav, seal võib ka esimesel poolajal võid mingeid vahetusi teha ja siis hoitakse sellega tempot üleval ja nii-öelda jooksvad vahetused, et esimene poolek sind võetakse välja, saad teine poolek tagasi platsile tulla, et tundub siin võib-olla väga imelik või selline kooli jalkavärk, aga see nagu taset tegelikult ei muutnud, see pigem hoidiski tempot üleval ja aga siit võib-olla raske nagu aru saada, tundub kummaline, aga muidu jalgpall on nagu jalgpall ikka, et võib-olla nii palju sellist veeretamist, positsioonirünnakuid ja sellist taktikalist
asja oli natukene vähem, et Ameerikale kohaselt rohkem edasi-tagasi, rohkem actionit, et nende jaoks 0-0 on ikka üks kummaline asi, et spordis peab ikka väravaid või mingid edu olema, et 0-0-ist seal tavaameeriklane ei taha väga aru saada, et kuidas 2 tundi mängid ja siis keegi ei saagi midagi. Aga et 0-0 mänge jäi ka tõesti meil väga vähe. Et võib-olla jah, selline natukene lahtisem ja julgem jalgpall. See oli vist ka huvitav, et Ameerikas siis mitte kell ei tiksu 90-ni, vaid 90-st hakkab nagu 0 tiksuma või? Jah, just tiksub 0. Ma ei mäleta poole lõpp, aga mängu lõpp on viimased 2 minutit äkki on nii-öelda seisva ajaga, et kui pall läheb outi või mingi vile on, siis läheb ka aeg seisma ja siis lõpeb selle sireeniga. Et ühtegi buzzer-beaterit me päris ei löönud, aga seal see ikka lisab intriigi juurde ja rahvale, publikule ja värki, et ka selline huvitav tahkjalgpallile, mida ega mujal niimoodi nii kõrgel tasemel ei mängitagi. Ja ma arvan, et need reeglid on siiamaani seal samasugused, ma pole nüüd aastaid mänge vaadanud, aga seal jah, tabloo peal aeg tiksub 0 ja lõpetad sireeniga, et ka natukene teistsugune, aga ja üldse, kui oli pikemad pausid, siis kohtunik näitas, et aeg seisma ja siis ei olnud nende lisaminutitega mingit mässamist, vaid mänguaeg oli mänguaeg ja mängu lõpus oli olnud mõtet seal selle mõttes viivitada mingite lahtimängudega, et aeg lihtsalt seisis. Et see nagu mitte kõige kehvem variant, et oli lahe ja lisas värvi juurde. Ülikooli sport USAs on ju väga populaarne, ehk siis kuigi see on ülikooli sport, siis teil on ju ka seal tribüünidel fännid, elatakse kaasa. Mis need hulgad oli, kus sul õnnestus mängida? Kas räägime tuhandetest pealtvaatajatest tippmängudel, mis sa jõudsid kogeda seal või? Jah, väga erinevad, et keskmine, ma ei teagi, hooaja peale ütleks võib-olla seal 500 kandis, midagi siukest. Meie kool väga suuri olnud, keskmine oli siuke paarsada, oli kodumängudel olenevalt, mis seal mängus oli, et alati hooaja esimene mäng oli siuke kooli avanädalaga seotud üritus, et siis kõik rebased marssisid mängule ja oli siuke, ma ei teagi, 1500 või 1000 pluss kindlasti, ma ei tea, kas 2000 oli, aga siis oli ikka jõhker melu ja tavaliselt mängisime sellise meeskonnaga ka, keda suutsime võita ja väravaid lüüa, et endal ka seal õnnestus, et see oli siuke äge mäng, millega alati hooajal algust panna ja hooaja lõpus play-offid ja seal finaalis ja seal ka ikkagi arvan, et seal 1000 ligi või siuke melu oli ja mõnel nii-öelda suurel ülikoolil käisime ka külas ja seal oli ka ikkagi tribüünil rahvast ja melu oli kõvasti, et mingid ulmenumbrid, mingi 5000, et ma arvan, et päris seda ei saanud, aga paar korda ikka nägi, et seegi juba tegelikult väga, väga äge kogemus, mida ka Eestis võib-olla Floral ja Vaadia mängudel vahel näed, aga ega muidu ei tulegi. Et jah, selliste 1000 ees mõned korrad sai mängida. Kas spordipoisid USA ülikoolis on sellised staarikesed ka, et tüdrukud jagavad numbreid ja? Seal oleneb võib-olla, nagu ma olen kuulnud suuremates ülikoolides need suuremate spordialad, Ameerika jalgpall ja kossuvennad ja need võib-olla kõige rohkem. Ja meie koolis ka oli korvpall oli siis see kõige suurema fookusega sport, et seal tõesti võib-olla mõni korvpallur tuli seal maja peole, seisis seina ääres ja siis tuldi ise talle ligi, et oli sellised naljakaid asju nagu nägid ikka, aga muidu ma arvan ikka, kuna sportlased sellised rahvusvahelised ja natuke teistsugune ja siuke põnevam, et seal olid nagu hinnas küll, aga meie kool ei olnud niivõrd suur või et seal ei olnud sellist, nagu võib-olla suurtes koolides on siukest rahvamassi taga, et pigem siuke mõnus 5-6 tuhande pealine ülikool, et campusel saad jalutada igale poole ja paljusid tunned ja tead ja kogu aeg näed nagu tuttavaid, et seal oli nagu jah, ütleme, et kui ütlesid, et oled nagu sportlane, lihtsalt oldi huvitatud või olete olnud välismaalt, vaata lihtsalt kohe nagu, et kus sa pärit oled ja mis aktsent on ja kogu see, et võib-olla see rahvusvaheline isegi oli nagu põnevam neile ja eriti veel Eestist, kust jah, mõni üksik võib-olla oli kuulnud. Mis sa siis ütlesid, mis see koht on, kus sa pärit oled? Põhja-Euroopast, et seal Rootsi ja Soome ja
need on meil lähedal, et Skandinaavia, või nagu ma oma rootslastele ja norrakatele ütlesin, alati kutsusin neid oma Skandinaavia vendadeks, et nad ise 100% nõus ei olnud, aga põhjarahvas me kindlasti oleme ja et proovisin ikka läbi siukse Põhja-Euroopa meid kirjeldada. Tegelikult vist ma saan aru, et jalgpall aitas sul ka natukene Eestit tutvustada, et sa said ühel hetkel päris huvitava hüüdnime omale seal. Seal üks kõige lahedam hüüdnimi oli Estonian Wall, mis mulle väga meeldis seal keskkaitses pandi ja see oli äge, aga jah, sellel ajal Klavan tegi Liverpoolis täpselt suuri tegusid seal meistrite liigas ja värki, et oli hea uhkustada oma Eesti mehega, et sellel ajal polnud ühtegi ameeriklast nii kõrgel tasemel jalgpallis. Parim eestlane oli parem kui parim ameeriklane, et seal sai sellega kõvasti uhkustada ja kuna mõlemad nii-öelda vasak keskkaitsed, siis sealt hakati Klavaniks kutsuma, aga jah, see oli jah siuke lõbus see, aga endal oli jah lihtsalt väga äge oli, et sai ameeriklastele näidata, et eestlased koolitavad neid, kuidas jalgpalli mängida ja oligi meeskonnaga vaatad seal meistrite liiga poolfinaal ja Klavan mängib, et väga äge. Kuidas sa selle ajavahega kohanesid selles võtmes, et sa oled Arsenali fänn, sul Eestis sõbrad elu, et kuidas see suhtlemine käis? Sporti ju seda meistrite liigat vaatasid siis ka hommikul. Meistrite liiga oli normaalne õnneks, see oli, mitte normaalne, ma ütleks, aga 14:45 hakkasid meistrite liiga mängud, et tihti võib-olla jätsidki viimase koolitunni ära, läksid sinna meeskonnaruumi meistrite liigat vaatama ja siis otse trenni. Aga võib-olla probleem oli nädalavahetustel, kus need Euroopa mängud hakkasid vara ja üks kutt, kellega elasin, kes oli kõige suurem jalgpallifriik, keda ma üldse tean, pärast kooli läkski analüütikuks, jalgpallianalüütikuks, oli nüüd MLS-is Orlandoga, või mitte Houstoniga, ja nüüd paar nädalat tagasi sõlmis lepingu Manchester Unitedi naiskonnaga. Nende põhianalüütikuks läksin, nüüd saadabki sealt Old Traffordilt ja sealt mängisid naiskonnaga, et saadab pilte ja see mees. Ta hakkas nädalavahetustel kell 6, kell 7 hommikul seal, ma ei tea, Saksa esiliigat vaatama ja oma toas karjus, kui mingi värav tuli ja värki. Et äratas teisi toakaaslasi vara ülesse, et see oli võib-olla siuke naljakas asi, ta oli tõesti täielik entsüklopeedia, et vaatas täiesti uskumatud asju, teadis muidugi Mart Poomi, et oli isegi Eesti mõne jalgpalluriga kursis, aga muidu jah, Arsenali mäng oligi see nädalavahetusel ärksid võib-olla hommikul 10 üles, et kui oli siuke varajane mäng, aga 7 pigem ei ärganud üles, aga väga imelik kogemus ikkagi vaadata jalgpalli täiesti teistel kellaaegadel, et õhtul seda nautida ei saanud. Aga eestlastega jah, hommikul läksid kooli, siis said kohe suhtlema hakata, et siin 7 tundi on kell ees, lihtsalt õhtuti ei olnud enam nii-öelda eestlastega ei saanud rääkida, kõik magasid, et kui kauem üleval olin, siis võib-olla mõned hakkasid juba üles ärkama. Aga ega muudu suurt probleemi polnud, et sai kõiki neid videokõnesid ja asju tehtud, et oli seal pere ja sõpradega kogu aeg side olemas ja oli tore seal ingliskeelse keskkonna vahepeal ikkagi eesti keeles ka rääkida. Ja ma saan aru, et kuna sul oli tiimis ka eurooplasi, siis tegelikult oli päris mitmeid, kes nagu teadsid Eestit moel või teisel, et mis seoseid seal ka oli? Esimese hoogas võid isegi meenutada, mis sa mõtled, aga... Rootsi ja Sixten näiteks. Jah, muidugi see rootslane Rahul Olle fänn, temaga, seal oli esimese hooaja lõpetamine midagi, et siis oli ka väike pidu seal ja mõtlesin, et koolitan seal kohalik, et toon selle viina ja hapukürgi välja. Ja rootslane oli juba kursis ja küsisin, et kus ta teab seda. Hudiks oli Sixten Kasimer, et ta tegi kogu meeskonnale koolituse ära. oli väga hästi kursis ja Sixten siiamaani elab seal Hudiks ollis, et kui rootslane on seal tagasi käinud, on isegi minu meelest eelmisel aastal veel saatis Sixteniga koos pildi mulle, et ma ise ei ole muidugi Sixteniga otseselt kunagi kokku puutunud peale selle rootslase, aga see oli kõige naljakam eestlasega side ja Norrakal sõbrad mängisid tennist ja ta teadis kõiki neid Eesti mehi, kes seal Norra meistriliigas mängisid ja mitu sõpra mängisid tal tennistega koos ja selliseid siin-seal sidemeid ikka oli. Ja nüüd aastate jooksul on mitmed Eestisse külla ka lõpuks jõudnud, et see on ka äge olnud ja olen neile
saanud siin niisugune kultuuri pakkuda. Kui palju sul ülikooli ikaaslastest nii-öelda sportlaseid sirgus või kui palju nendel siis ülikooli järel mingisuguseid asju või enne toimus, et ma saan aru, et väravast vist oli ju Costa Rica noortekoondises. Ja El Salvadori noortekoondises oli, aga mõtlen, kes seal mäletan, mõni tuli Euroopasse, proovis seal, Gibraltari liigas mängisid mingid vennad, üks läks Inglismaale tagasi, mängis seal seda Conference Premier või see tugevuselt 5, aga see on ikkagi väga korralik tase, et seal palju oli sellised, aga minu meeskonnast võib-olla sellist suurt läbilööki sellest aastakäigust nagu keegi ei teinud, et minu karjäär, ma arvan, kestis kõige kauem ja üks veel tegelikult mängib Walesi meisterliigas mängis aastaid, nüüd mängib vist esiliigas, aga et seal jalgpalliga nagu seotuks jäid paljud, aga sellist tipptasemele võib-olla mitte. Aga konverentsist oli küll, et mõni konkurent, vaatasin ka täiesti tavapärane ründaja, ühel konkurendil meile ei löönud kunagi ära, lõpetas kooli ära, järsku vaatan, sõlmis mingi Sloveenia tiimiga lepingu, ma ei tea, Maribor või kes see oli, sa vaatad, suvel tulevad euromängud, kutt mängib. Ma mõtlen, mis asja, aga et tegelikult seal oli nagu selliseid talente, kes läksid edasi, aga enda meeskonnast esimese hooga ei meenu, et kes oleks nii-öelda väga kõrgele lendu läinud. Tulid Ameerikast tagasi, siis liitusid uuesti Paidega ja olid tegelikult ju seal suhtes põhimees Saha-Vaiko käe all seal vasakus kaitses. Jah, kuna olin 2015 liitusin Paidega ja sealt saadik oligi, kui Eestis käisin, tegin Paidega trenni või see side jäi ja jutt oligi siuke, et kui tulen tagasi sealt Ameerikast, siis kohe sain Paide trenni minna ja natukene läks aega, seal tegin paar mängu isegi duubli eest ja siis sai nii-öelda, olin tippvormis tagasi ja sain vasakkaitses võimaluse, tuli hästi välja ja poole aastaga peaaegu kõik mängud sain põhikoosseisus olla, et tuli väga hästi välja, Saha-Vaiko usaldas, sobis see mänguplaan hästi, et seal vasakul äärel oli see Jan Michael või siis Jan Mihkel Jao, kes täna vist Slovakkias mängib ja Froll oli ka seal vasakul pool keskel, et kuidagi see kolmnurk läks päris hästi toimima, et oli siuke äge aasta heas meeskonnas, et väga hindan seda, aga seal jah, siis Paide hakkas neid samme edasi tegema ja ma nägin seda komplekteeritust, et toodi Sané äärekaitsesse, toodi Mööle äärekaitsesse ja ma arvasin, et ma pigem jään pingile, et ja vanus oli täpselt selline, et kõige tähtsam oli mängida ja suurepärane võimalus oli Kuresse tagasi minna, et uuesti seal asja nii-öelda vedama hakata ja seal mängida, et ei pidanud pikalt mõtlema. Aga see Paide periood oli ka väga, väga äge. Ja samal ajal, kui sa nüüd Eestis tagasi olid, siis sa said ka seda aru, et on vaja ka tööd teha. Jah, esimesed paar kuud sai lihtsalt mängitud, aga siis sügis 2018 mõtlesin, et oleks aeg just töökarjääri poole ka vaadata. Kandideerisin seal erinevaid kohti, sain mitu pakkumist ka ja siis lõpuks tuli Veiko Veskimäe oma nii-öelda startupist mulle rääkima ja täpselt minusugust profiili nad otsisid. Läksin sinna ärianalüütikuks noorena ja väga, väga äge koht oli, väga ägedad inimesed ja seal läks hästi ja sealt liigutati siis nii-öelda Verstonisse ümber, et mul oleks rohkem tööd teha ja siiamaani olen selles suurepärases ettevõttes tööl ja et siit kohe peale intervjuud ka kihutan kontorisse, et saaks seda tööasja ka nüüd tagasi või edasi vedada, edasi teha, et kiitus tõesti ja tänusõnad tööandjale ja oma juhtidele, et on alati olnud arusaadavad ja ei ole jalgpallis pidanud väga millestki ilma jääma. Et tähtis on, et töö on õigel ajal tehtud, töö on hästi tehtud, aga need aegasid olen saanud ise planeerida ja tänu sellele ma olen saanud kõik need aastad nii jalgpalli kui tööd teha täiskohaga, et on olnud kõva pingutus ja ootan nüüd elevusega, kui ei pea töölt otse trenni kiirustama ja saan nii-öelda vähe normaalsema graafikuga neid tööasju teha ja veelgi rohkem sinna pühenduda. Aga need aastad sai väga hästi selle rutiini tööle.
et need trennid ja tööasi, et trenni minek oli ikkagi, ja trenn oli see, mis andis seda energiat. Et ei olnud siuke, et tööpäev saab läbi, mingi peab trenni minema. Et alati oli pigem siuke, et nüüd on nagu trenni minek ja peale trenni on jälle siuke uus energia, et saad veel seal veel asju teha õhtul ka, mis päeval võib-olla tegemata jäid, et kuidagi sobis väga hästi see rutiin, et sai see tööle pandud ja töötas aastaid väga mõnusalt. No sa oled oma karjääri jooksul ka ikkagi Paidele meelehärmi põhjustanud Kuressaare mängijana, et Veiko Veskimäe on lisaks Verstoni juhtimisel ka Paide linnameeskonna president, et tööl mingid jamasid ei tekkinud sellega seoses, et probleeme põhjustasid neile? Ei tekkinud, et sellega ka kiitus ja üldse Verston on niivõrd läbi põimunud spordist ja sportlastest ja jalgpalluritest, et hästi toetav oli see õhkkond ja pigem siuke mõnus lõõpimine kontoris käis ja oli seal, mõni oli isegi suurem Kure fänn kui Paide fänn ja tervitused siin Lillsoole, et meie kuulus Ironman, et kinkisin talle Kure särgi ja kui Kurega võitsime Paidet, siis järgmine päev olime kontoris Kure särgid seljas. Et aga sellisel asjale, keegi ei vaadanud halvasti peale, see oligi nagu siuke jalgpalli mõnus siuke. Pead oskama vastu võtta ja pead oskama ka teiste üle nalja teha ja seda aktsepteerida, et lõpuni välja. Ja siiamaani, et viin kindlasti ka üks tänukoogi sinna kontorisse ka, et kõigi nende aastate eest neid tänada, aga jalgpall on seal ja Verston on jalgpalli peale ehitatud ja meie parimad ja suurimad projektijuhid ja Eesti suurimad teeprojektid ja asjad on, ütleme, väga paljudki jalgpallurit ehitatud, et proovin seda jalgpallurite taset seal kõrgel hoida ja lõpuks saan nüüd äkki mõnel spordivõistlusel Verstonit ise ka esindada, et see nii 7 aasta jooksul ei ole kordagi veel saanud. Kuressaares, kui sa sinna tagasi läksid, siis sa ka jäid. Mitu korda oli lähedal see, et sa kuskile kõvemasse klubisse veel liiguksid? Ega liiga palju ei olnud, kuna oli ka alati see Kure värk oli nii kindel ja ega me ei andnud ühtegi signaali või siukest ka kuskil välja, et tahaks midagi teist proovida või värke, et natukene siin-seal võib-olla uuriti ja peale eelmist aastat uuriti ka, aga kuna ma juba arvasin, et tuleb viimane aasta ja tahtsin kindlasti lõpetada Kuressaares, et oli meeldiv kuulda sellest huvist ja oleks ka äge võimalus olnud, aga see oli ikka, ei olnud võimalik, et Kures nüüd mingi elu viimasel hooajal peaks lahkuma, et Kurega ikka lõpuni tahtsin seotud olla. Et ei mõtle selle peale, et see klubi, kes uuris, me ju teame, täna Premium Liiga hooaeg on lõppenud, et lõpetas medalil, et sul oleks Premium Liiga medal? Ja pigem võtan need 300 pluss mängu Kure eest ja kõik need asjad, mis me saavutasime Kure Premium Liigas, et see üks hooaeg kuskil lõpus kõrgemal teha, et ei olnud seda ambitsiooni või tõmmet niimoodi, et Kure oli ikkagi kõige suurem prioriteet ja kuna kõik vestlused läksid sujuvalt ja alati läinud väga nagu aus, kiire ja läbipaistev meil see asjaajamine olnud, et ei tekkinud põhjust hakata muude asjade peale mõtlema. No mis sind seal Kures siis on hoidnud, et saame aru, et su isa on Saaremaalt pärit, sul siiamaani ju tädid käisid peavist kõikidel mängudel koha peal seal Saaremaal, et sul on see nagu veri on seal sees, aga mis see on, mis on sind nii kaua seal hoidnud? No ongi inimesed ja meeskond ise, et aastate jooksul muidugi see on väga palju muutunud ja tänaseks päevaks ma olin viimane sõdur või viimane musketer sealt alles sellest algsest pundist, millega ma liitusin. Ja nüüd Valmas suursuguselt lisas mu lõpuks Kure veteranide suurde Messengeri gruppi ka, kus seal 1000 Kure mänge on koos, et sain lõpuks selle kutse nüüd ka kätte, aga ma olin viimane nendest vanadest siis, kes lõpetas, aga kuidagi see meeskonna hing ja see riietusruumi vibe ja kogu see, et see on ikkagi aastaid olnud lemmikkoht, kus olla ja tõmmanud sinna ja see Saare vaim, see Viikingi vaim, kogu see mängu hing ja kõik need asjad, et väga hästi on mulle sobinud ja võib-olla olen pigem tahtnud ühte kohta jätta sellise suure jälje, kui siis
käia siin ringi ja vaadata erinevaid asju, et Kure jah, läks juba ammu mulle nii-öelda hinge ja lõpuni välja. Tahtsin siis endast maksimumi just Kuressaarele anda. Kes see Kuressaare läbi aegade siis kõige suurem lõuapoolik olnud on, kellega sina oled koos mänginud? No siin on, vastus on ikkagi selge, kõik teavad, kes on vanasti Kures olnud, see on Elari Valmas, muidu suur juht ehituses, aga riietusruumis kõige suurem kloun üldse, aga tõesti naljakas mees, aga ta ei jätnud võib-olla platsil nii suurt jälge, aga meeskonna ja riietusruumi õhkkonnale viimastel aastatel või paar aastat tagasi meil oli niisugune mees nagu Henri Nurmik. Tervitused talle ka, et see siiamaani meil seal füsio meenutab neid Nurmiku naljasid ja kes sellel ajal klubis olid, et siiamaani igatseme meest ja ta nalju taga, et seda auku me riietusruumis täita polnud võimalik, et see tekst ja loovus, mis sealt tuli, et see oli erineval tasemel, aga jah, tookski need kaks nime tooks kõige rohkem välja. Kui palju sa sõpru oled saanud tänu jalgpallile? Väga palju, et ma arvan, vähemalt pooled lähedastest sõpradest on läbi jalgpalli tulnud, pluss sadu suurepäraseid tutvusi, keda näed, räägid ikka suhted, et muidugi mitte igapäevaselt, aga jah, see siiamaani vastan inimestele, kes mulle kirjutanud ja jaganud erinevaid asju ja värke, et see täiesti vabandus, kui keegi vahele on jäänud, aga lihtsalt ei ole kunagi varem pidanud sotsiaalmeedias nii aktiivne olema ja nii palju tegelema, et sain aru, et influenceri elu päris hästi mulle ei sobi, et päris keeruline, kui igalt poolt on sul ikka paarkümmend sõnumit on nagu vastamata või mingi surve on kogu aeg peale, et ei ole, muidugi täielik privileeg ja oli väga uhke selle üle, aga jah, et ikka väga palju, et jalgpall see, kui palju mulle andnud, ja annab siiamaani veel, et seda on raske kirjeldada või sõnadesse panna, et eks ta on üks elu suurimaid vundamente olnud ja selle peale olen kõik väga palju muud edu suutnud ehitada. Mis on kõige üllatavam telefonikõne, mille sa oled saanud lõpetamise uudise järel? Lõpetamise uudise järel, kas seda aidata meenutada? Oli sul telefon helises, aga sa ei saanud vastu võtta, vaid koosolekul, jah? See oli juba enne lõpetamise uudist või millist võid korra veel täpsustada? Seotud ühe keskkaitsega endise? See oli enne lõpetamise uudist, et helistati, uuriti ja pakuti nii-öelda ka uueks hooajaks mõnda liidri rolli mõnes teises tiimis, aga uudis oli väljas ikka ju. Ta ju... Ei. See oli enne... Kindel või? See oli enne teada, et seal ma pidingi, ütlesin talle suure saladuskattel edasi, et kuule, et mul ei ole mõtet seda pakkumist teha, et ma järgmine aasta enam platsil ei tegutse. Aga see tõmsed isegi selle aasta järel, või see aasta uuriti järgmiseks aastaks, et mis mu plaanid on, aga seal ei olnud variant, või ei ole vaja detailseks võib-olla minna. Hästi krüptiliselt siis mingi keskkaitse helistas, endine keskkaitse helistas Märten Vajunormale. Küsis, mis ta järgmisel aastal teeb. Ühelt keskkaitselt teisele keskkaitsele. Aga kui palju selliseid kontakte on siin olnud, ütleme, et mängude järel või üldse, kui kas uudis on olnud, et keegi Parklas on ligi tulnud, mõni jalgpalli suurkuju öelnud midagi, et on olnud niisugust tähelepanu? Jah, et kõige suurem ägedam kindlasti siin A. Le Coq'i fajees jooksin kokku Mart Poomiga, kes ka viskas käppa ja tänas ja kiitis ägeda karjääri eest ja soovis edu, et lapsena poleks võib-olla sellist asja suutnud uskuda ja nüüd peale Viimsi mängu ka Andres Ooper samamoodi, et soovis edu ja ütles, et telekas ikkagi kuuleb mind aegalt, et Arsenali Bayerni mängu vist vaatas ja kiitis kaugelt seda ka, et jah, väga selline Eesti jalka suurimad legendid, et isegi sealt, aga jah, see Poomi oma läks võib-olla eriti hinge, kuna lapsena ikkagi kasvasid üles, siis oli A ja O ja kõik need autogrammid ja kogu asi oli selle peale üles ehitatud. Kui palju sa sellele oled mõelnud,
et sa said ka Eesti riiki esindada. Sa oled ju noortekoondistes mänginud ja osalenud isegi finaalturniirile. Jah, olen finaalturniiril esindanud. Eile oligi, isa kirjutas, küsis, et mitu mängijat Bayern Müncheni ja St. Pauli mängus platsil oli, kes U19 EM-il mängisid. Vaatasin, pakkusin 2, aga vaatasin koosseisud üle ja oligi Harry Kane ja Karol Mets, et no Raplast tulles ja võib-olla ka, mida mul noorena puudu jäi, et oligi võib-olla, et noortekoondis oli selline kõige suurem unistus, et kui sinna jõuaks, oleks nagu äge, et võib-olla ei osanud kõrgemalt unistada või nagu loota, et aga jah, et seal U16 koondises sain korra debüüdi kätte Poola vastu, mis oli ka, U15 olin koondise kandidaat väravas ja U16 korra käisin juba platsi peal, et siuke kiire hüpe, aga siis U19 koondises murdsin nagu rohkem põhikoosseisu, sai palju reisida, mängida erinevate tippude vastu, siin Belgiad, Šveitsid, Ukrainad, käisime läbi ja mingil Saksamaa, kes siin Eestis seda Kotka TNTK staadionit avamas, et seal Fülkrüüga täiesti kohutav oli see mäng ja nii suuliselt kui ka mänguliselt oli kohutav mäng, et ei suutnud hiljem uskuda, et kuhu ta lõpuks välja jõudis, aga seal Niklas Fülkrüügist räägime siis. Niklas Fülkrüügist räägime, jah. Et see oli, see U19 aasta ja see EM ja kõik oli suurepärane, et vahepeal oli Artur Pikk oli pigem põhivasakkaitse, aga ta oli pikalt vigastatud ja siis kogu üle pool aasta sain järjest kõik mängud seal põhis mängida. Pikk sai turniiriajaks sai terveks, et siis jäin pingile, aga viimases mängus ikkagi sain platsile ja sain nii-öelda selle linnukese kirja, aga kogu see EM siin Eestis, et see oli uskumatu ja need publikunumbrid ja mis mängijad siit läbi käisid, seal Pogbad, Harry Kane'id, hilisemad reaalselt maailma parimad mängijad, et siiamaani teevad väga suuri tegusid, väga paljud mehed, kes siin meil sellel turniiril mängisid, et väga, väga eriline ja väga jõppas, et just see meie 93 vanus selle sai ja sealt 93 vanusest, Karol Metsa ees otsas, et mitmed mehed ikka veel teevad suuri tegusid, et oli tõesti nii-öelda tõelise lihtsa Rapla poisina oli väga äge sinna noortekoondisesse kuuluda ja seal mingid särgid on ikka alles ja see oli, ütleme ausalt, unistused läksid täide, et ma sinna kuulusin ja riigi esindamisest ägedamat asja ei ole olemas. No su see U19 EM finaalturniiri ainus mäng oli siis mitte niisama, vaid see oli Hispaania vastu tuli ka vahetust, et seal ma vaatasin ka, kes seal mängisid, Alex Grimaldo siin Leverkuseniga tegusid teinud, Suso siin Milanit Sevillad läbi käinud, Delafeu on ju Barssast läbi käinud, Ese Rodriguez'ed asjad, et seal päris nagu võimas seltskond ja tegelikult, kui mõelda, et seda sult elu lõpuni ära ei võeta, on ju, et jah, et õnneks jah, Pipers ikkagi viimane mäng pani platsile ka, et sai ikkagi selle nii-öelda mõned minutid kirja ja äkki mingi ühe pallipuute võib-olla sain, või mingi söödu peaga vahelt või midagi, et suurt jälge mänguliselt võib-olla ei jätnud, aga ikkagi kogu eluks ikkagi ise hindan seda väga ja olen selle võimalusele uhke ja üldse need noortekoondise mängud ja kelle vastu me mängisime ja see, et sa võid siin meistriliigas mängida, kes sa lähed seal U19 Belgiasse või kuskile, täiesti sul mängivad seal Lukaku nooremad vennad, Hazardi nooremad vennad, seal pannakse siuke tempo ja vurr käima, Carrasco oli mul ääre peal, et sellel ajal, kus juures ta ei olnud, ta oli seal siuke taustamäng, rollimäng, et ta avanes ka natukene hiljem, et tema seal suurt pahandust ei teinud, aga Hazard ja teised mehed olid juba siis hakkasid nii-öelda tipptasemel asju tegema, et sai seda nii-öelda tippjalgpalli siis kõige kõrgemat taset nagu nii-öelda noorel tasemel ka ikkagi proovida ja oli korralik väljakutse, aga mingid mängud tulid päris hästi välja ka. No sa mainisid mängijaid, kuulsaid nimesid, kelle vastu oled mänginud. Kes on parim jalgpallur, kellega sa koos oled mänginud? See on väga hea küsimus, ma ei olegi selle peale nüüd niimoodi mõelnud, et kas trenni teinud või mänginud. Kindlasti kõige kaugemale on Karol Mets jõudnud. Klavaniga olen ainult vastu mänginud, koos ei ole mänginud ja ükspäev meenutasin just kellelegi noorele läksin tiimis, kuidas olin äkki 15 ka seal teises liiga U16, mis ma mängisin ja tuli
ma ei mäleta, Janno Kivis oli, keegi tuli Irjet Sulumi, et nad teevad 11 aasta Flora trennis mängu, et neil ühte venda vaja. Jõudsin esimesena käe üles tõsta, sain, davai, tule mängi. Läksin sinna Flora esindus 11-11, olin vasakul äärel ja ründes oli mul sellel ajal Andres Ooper, see mäng. Ja mul tuli väga hästi välja, sest iga kord, kui ma palli sain, Ooperil oli lihtsalt, ta tegi kas mingi ülihea mahajooksu, tuli vastu, tegi elu nagu nii lihtsaks. Iga kord sain talle lükata. Et see oli siuke äge kogemus ja sealt saadik nagu oli, muidu kogu aeg vaatad telekast ja vaatad staadioni, kus Ooper mängib, aga siis nägid laivis, et kuidas nagu, kui lihtsaks teeb hea ründaja oma meeskonnakaaslaste elu, oma liikumiste ja kogu sellega. Et Ooper kindlasti seal kõrgel ja Mets ja peaks võib-olla natuke pikemalt mõtlema, et keda ma siit ära unustan, aga ja Kure suurim legend Sander Laht ka, et ma mainin temaga ära, muidu võib-olla natuke solvub. Eks Sander on jah siuke tundlikuma närvikavaga, et see käib asja juurde. Aga treenerid, sa oled saanud erinevaid käekirjasid tunda, kes siis sind on kuidagi mõjutanud või kõige enam või kelle all sul väga mängid meeldis? No neid on ka ikka väga palju olnud, et ma toon siin mõned nimed välja, mõni jääb võib-olla ebaausalt mainimata, kuna lihtsalt siit koha pealt nii kiiresti ei saa neid välja tuua, aga Kalašnikovs jääb välja, pole hullu. Kalašnikovs jääb sellest lemmik ja head treenerite nimekirjast välja, see lihtsalt on nii ja ma arvan, et teised, kes on ka seal teval mänginud, võib-olla ma arvan, et suur enamus minuga nõustub, aga esimesed aastad õnnestus väga hea jalgpalliharidus saada Erki Keskküla käe all ja hiljem siis karjääri teises faasis jõudsin ka Paides temaga koostööd teha, et see oli selline lahe täisringi kokkutulek, et tema kindlasti andis siukse tugeva tehnilise baasi ja kogu selle, siis Tallinna tulles oli, ma arvan, suur mõju Saur Tšilingarashvili, selline kruus ja lõbus hing, et kes andis väga palju enesekindlust ja sellist julgust ja mängukirge, et tema ka korrutas, et tema poisid peavad ka jõudma Barcelonasse, Madridid, asjad, et Saur oli üks uskumatult äge treener ja suurepäraselt sobis sellisele sellistele noortele tulevastele mängijatele, et ja muidugi Sauri kuulus kuldne BMW, mida Xavi oma käega katsus, kui Hispaania koondis siin käis, aga see on juba teine lugu, aga siis peale Sauri siis juba vahepeal seal vahetus seal duublis ja siis oli Ameerikasse minek, sealt tagasi Zahovaikoga Paides meeldis, siis Roman kindlasti üks suurima mõjuga ja Kure parimad aastad ja enda karjääri parimad aastad just Romani käe all, et väga sobis see struktuur ja kogu see asi, kuidas ta selle üles ehitas ja kuidas suhtles ja kogu paketi ikkagi 5 aastat Romaniga koos, kus erinevaid ajaloolisi saavutusi Kurega koos tegime ja tõesti üks suurima mõjuga treenereid elus ja ka viimane aasta tegelikult Sander Post väga meeldis see professionaalsus trennis, see metoodika, kogu see trennide ülesehitus oli väga hea ja esimest korda Kure ajaloos meil olid fitness-treenerid, tervitused Nälgile, kahju, et nii hilja minu ellu jalgpalluri karjääri võib-olla selline mees tuli, et oleks noorena sellised võimalused, asjad ja teadmised. Usun, et oleks jalgpallikarjääri lend ka natuke kõrgem olnud, et minu karjääri noorus või sellel kõige tähtsama ajal meil ei olnud sellist know-how'd, meil ei olnud selliseid võimalusi sinna, kas siis Jalkaliidu jõusaal, kõik asjad. Et me tegime seal betooni peal, tegid lihtsalt kätekõverdusi ja hoidsid kere, et sellega liiga kaugele ei purjeta, aga tänaseks päevaks on kõikidel meeskondadel nüüd tipptasemel võimalused olemas ja mängijatel on tingimused loodud, et nüüd oleneb endast. Et endal noorena võib-olla nii häid võimalusi polnud. Aga jah, need treenerid tooksin esimese hooga välja, aga neid on positiivse mõjuga treenereid on siin ikkagi 10 veel ja tänusõnad kõigile, isegi nendele, kes liiga palju ei meeldinud, see ikkagi kasvatas ja õpetas mängijana ja pani võib-olla teisi asju hindama. No Roman Kosovskiga lõpuks siis tegelikult ju Kuressaare sai sellisest joojo-klubi imagosse lahti, jäite selliseks premium-liiga
ütleme siis keskmikuks ikkagi tõusite oma parimal hetkel on ju 5. koha, saite ka kätte. No palju legende on räägitud sellest, milline on Roman ja väga kiidetakse tema siis individuaalset suhtlemist mängijatega ja olukorras, kus sina ei räägi ukraina keelt, tema ei räägi eesti keelt, räägi, kuidas see siis välja nägi, kuidas te suhtlesite? No ajaga sa ikka õpid need jalgpalliterminid ja kogu see suhtlemine, nagu et niisama ka nüüd üks päev nägin IGEAS just Romanni, et saan temaga ka räägitud, saan täpselt aru, mis ta mõtleb, vaata ise midagi pursin vastu, õnneks tal oli abikaasaga kaasas, kes tõlkis ka natukene, aga ega palju tõlkes kaduma ei läinud ja niisama Messengeris said siis inglise keeles suhelda iganädalaselt, et seal said võib-olla mingid pikemad asjad edasi anda või sellised individuaalsemad asjad edasi anda, et aga seda siis Roman tegi ikka palju, et ta suhtles mängijatega Messengeris kirjalikult kogu aeg regulaarselt, hoidis kätt pulsil. Jah, nii enne trenni, peale trenni kui ka Messengeris said seal erinevatel põhjustel ja üldiselt sellised positiivsed ja kiitvad ja sellise enesekindlust tõstvad sõnumid, et see on tõesti üks uskumatult suur tugevus tal ja väga paljude mängijatega, tänu sellele tal hea side tekkis, aga muidugi sul on meeskonnas üle 20 mängija, kes seal ikkagi pingil istuvad või võimalusi ei saa, et kõigiga sul ei ole ka võimalik, et sa kõigile meeldid ja kõigiga on hea side, aga muidu see õhkkond ja kogu see keskkond, mis meeskonda nende aastatega tekkis ja Roman ehitas, tulemused räägivad enda eest. Et ta suutis seda tuumikut koos hoida, suutis mängijaid motiveerida ja tulemused ka läbi aegade kõige paremad, mis me oleme Kurega teinud, et oli nii-öelda põhjusega või need iseenesest ei juhtunud. No trennides ma saan aru, et tal olid ikkagi omamoodi reeglid, et trennides ei olnud ei aute ega vigu. Jaa, see vaimselt kasvatas väga palju, et seal oli väga, väga paigas Romanile struktuur ja reeglid ja kindlasti see, et sa ei tohi mitte kunagi mõnda teist mängijat negatiivselt kommenteerida või negatiivselt suruda, et sa võid, kui siis üldse ainult enda kohta, meeskonnast sa võid ainult head rääkida ja teistest võid ainult head rääkida ajaga. Ma kujutan ette, Soccernetil muutus see väga igavaks, et vahet ei ole, mis Kure vennase peale mängu intervjuule võtsid, et sõnum oli kõigil täpselt sama, et kunagi aastaid tagasi seal Ranon Kriisale vist oma esimese värava, see oli enne Romani aega ka veel, lõime esimese värava, siis ütles, et nüüd lähme võtame selle Kalevi tükkidega ka ära järgmine mäng. Mingi 15 mängu järjest me ei saanud võitu kätte. Et see jäi alati selliseks legendiks ja sealt saadik meil keegi ei hakanud suuri sõnu intervjuul tegema ja siis Romani ajal läks see veel eriti paika. Et ei tohi kriitiline olla, et kõik just läbi julgustuse ja negatiivselt puitsa said siis, kui sa ei pannud 100-ga või sa kuskil hoidsid tagasi. Aga trennis kui sa tegid ausalt, siis vigu polnud, aute polnud, et alati, kui sa pingutasid, siis mäng käis edasi. Et väga erinev lähenemine väga paljudest teistest. Mitu sekundit maast hoid olla siis, kui näiteks juhtud kukkuma ja keegi sisse sõidab selle trennis? Kui õigesti mäletan, siis maksimaalselt 2. Et kui jääd maha ja füsio tuleb, siis põhimõtteliselt pead välja tulema, aga muidu tõuse püsti ja mäng edasi. Et see oli suur ja et minu meelest see tuli välja ka nendes kohati statistikas, et palju tegi Kure vigu ja palju Kurele vigu, kuna meil ei olnud see, me olime, et ole püsti, et sa ei tohi niisama kukkuda, ei tohi maha jääda, ei tohi vinguma jääda, et minu meelest üks aasta vaatasin statistikat, siis meil oli see oli täiesti teine, et kõigile mingi, ma ei tea, 10-12 viga mängust tehtud, Kurele mingi 6 viga mängust tehtud, et see, numbrid näitasid ka, et oli nagu päris värk ja nii palju, kui rääkinud teistega ja kuulnud, siis meeskonnad ega keegi ei nautinud meie vastu mängimist ja see on alati tore kompliment, mida kuulda. Oleme jõudnud nüüd selle vestluse lõppu ja meil on üks suur teema veel rääkimata. Nüüd on õige hetk, ma arvan, Saladuse loori kergitada. Sinu penaltid. Sinu penaltid, sa oled olnud suure osa oma karjäärist peaaegu et perfektne penaltilöö ja Premium liigas vist lõpuks 36 täpselt penaltit. Kogu see karjäär läks sul niimoodi, et sa lõid neid, sa eksisid esimest korda vist kuskil äkki aastal 2018. 19. Marko Meerits oli see, kes su esimese penalti tõrjus. Jah.
ja siis läks mõnda aega mööda, mõned aastad, siis Chargio tervis teise penalti. Jah. Tervitused siin Sahkurile, ma pärast kirjeldan seda natuke lähemalt ka. Ja siis sai liikunud ikkagi müstilise nagu resultatiivsusega ja sel aastal sa siis 6 penaltit lõid sisse, aga ühtlasi ka 3 tükki mööda, kui senise karjääri peale kokku oli neid 2, ehk siis sul kogu oma jalgpalluri karjääri peale on 5 penalti eksimust, mis on muidugi naeruväärselt väike number. Räägid siis nüüd oma saladused välja. Kuidas tulid need eksimused ja mis on su senise edusaladus siis olnud? No alustame positiivselt, et edusaladus, üks edusaladusi on Rapla staadion, kus ma lihtsalt täiesti ebareaalselt tunde harjutasime neid lööke, käisime kõik suved, elasid maakoht mõnus, saad elada staadionil ja päevad läbi sul on sisustatud, et kui ma juba linna tulin, siis vasak jalg oli väga hea, aga ja ma ei tea, kas see on nagu treenitav või kuidas see on tulnud, aga selline vaimne omadus on mulle, et mida suurem vastutus või stress, seda paremini ma penalteid saan lüüa, keha läheb fookusesse, adrenaliin ja kogu see tekib, et kõige raskem ongi võib-olla lüüa mingi hooajaeelses mängus või näiteks 3-0 eduseisus penaltit, kui see ei ole nagu nii suure kaaluga, et need on alati kõige keerulisemad olnud. Aga mida tähtsam penalti, seda kuidagi parem on lüüa ja tuleb see õige tunne sisse ja päris palju ikka sinna paremale üles pannud nagu täis nii-öelda pommiga lööki, et trennis need ei tule üldse nii kõrge protsendiga välja, kui mängus justkui on see ei saa trennis teha järgi seda. Et trennis ma katsetan kõik asjad ära, mis ei toimi ja siis mängus hakkan katsetama päris asju, aga päris ulme et enne seda aastat oli 2 eksimust, premium-liiga penaltid on 1, aga ega seal kuskil mujal ma ka ei eksinud, ütleme mingi 60 penaltist ma olin 2 tükki eksinud ja nüüd see aasta 3 tükki juurde, et enda jaoks ka väga müstiline, aga seal, alustame sellest Chargios jällest. Ma olin talle varem löönud ka sinna paremale nurka, ma teadsin, et ta teab, et ma olen paremale, ma olin viimased löönud kas keskele või paremale, siis mõtlesin, et vahelduseks lükkan lihtsalt ühe lükkan nagu vasakule, et see pole võimalik, et ta läheb sinna, kuna ta on väga võimekas hea väravat, ta kindlasti tahaks nagu mu lööginurgasse kätte saada. Ja paned sinna vasakule alla ja tõrjub seal sõrmeotstega posti ja siis mõtlen, mis asja, kuidas see võimalik on. Ja pärast rääkisin Sahkuriga, kuna meil oli veel uus mäng vist Paidega tulemas, Paide väravahti treener siis, kes ei tea? Ei tahtnud oma saladust avalikustada, aga natukene seal vihjas, ütles, et nad vaatasid mingi viimast aastat kõik penaltid läbi ja mingi nõks mul on teine, kui ma olen vasakule. Et seal enne löögihetke siis Jarju muutis ära selle nurga, kus ta järgi läheb, kuna ta vist nägi seda, mis nad olid läbi. Et ma ei tea, kas nagu päriselt ka ongi nagu õige valem ja oli õige järeldus või lihtsalt nagu läks õnneks, aga sükse väga suure eeltööga, ütleme nii, siis Jarju ja Sahkur selle teise eksimuse tekitasid. Ja selle aasta penaltid isa leidis esimesena mustri üles, eksisin kõik 3 penaltit, mis ma see aasta eksisin, ma ise teenisin. Esimene oli ka Narva vastu kohe sükke mängu alguses ja võib-olla ei ole veel päris see ja Matrossoviga ka sama, et ta alati läheb sinna paremale, läheb nagu järgi nendele, mõtlesin ka, et lükkan vahelduseks, siis ühe lükkan nagu vasakule. Ja Matrossov läks sinna järgi ja oligi eksimus. Teine Alandile oli muidugi karjääri kõige legendaarsem, et polnud ammu nagu keskele võib-olla löönud ja kõige tähtis penalti ka, mõtlesin, et seal ka ise teenisin nurgalöögist, võeti mind maha, ise teenisin. Ja mõtlesin, et okei, lükkan lihtsalt sinna keskele üles seda rahulikult, et ta jõuab ilusti nurk ära kukkuda ja lõin täpselt nii, nagu ma tahtsin lüüa ja lihtsalt Aland seisab seal keskel, püüab kinni ja pärast mängu küsisin ka, et mis asja, et keegi pole kunagi niimoodi keskele seisma jäänud. Ja Aland ütles ka, et kuule, kui ma hakkan juba vanaks käima, sealt nurgast, ma ei tooks seda välja, vaata. Mõtlesin, et korra jään keskele. Ja püüdis kinni, et see oli päris valus laks ja peale seda see oli üldse üks kohutav mäng ja peale seda ka esimest korda elus natukene tumedas poolest ka rääkides, siis esimest korda elus sõprad olid nalja, et nagu päris jalgpallur juba, et saad mingit tapmisähvardusi, kuna mingid vendade kihlivad lähevad pekki, aga et see oli ka siuke, ütlen ausalt, ma lasen see nii läbi, et see oli nagu naljakas kogemus nagu, ja lihtsalt sõpradele huvitav jagada, et see penalti läks vist osade jaoks nagu väga hingaga, tegelikult oli vahet. Kirjutati, et keerasid nende petid pekki? Ja
tegelikult ei ole vahet, kas sa lööd nurka või lööd keskele, kui väravat tõrjub, üldiselt keskele nad ei jää, see protsent on kõrgem, aga see lihtsalt näeb nagu nii teistsugune välja, siis seda osad võib-olla ei tõlgenda seda nagu õigesti või ei saa päris aru sellest. Ja siis viimane Kaljuga, seal no lihtsalt see väljak oli täielik mudaväli ja ma arvestasin sellega, et seal võib libe olla, muutsin natukene ja ikkagi see tugijalga natuke läks nihkesse ja esimest korda elus lõin siis üldse raamist mööda. Ja niimoodi need 3 eksimust ühe hooaega tulid ja sealt ka oleks Kalju vastu punkti või punktid kätte saanud, et oli päris valus eksimus, aga seal tõesti natukene see tugijalg kand läks libisema, kuna seal ei olnud normaalset tugipunkti, et oleks pidanud veelgi rohkem võib-olla siis nagu muutma või arvestama sellega, aga jah, kahjuks 3 eksimust aastaga ja ütleme, et mu nii-öelda ulmeprotsendid muutusid lihtsalt väga kõrge, et ikkagi üle 90% kogu karjääri see ja selles mõttes see on suurepärane näitaja, aga jah, need ulmenumbrid viimase aastaga läksid natukene tavalisemaks. No mis sul see tavaline taktika oli siis, et täispauk liiter nurka või sa lõid ju ka keskele, ütleme, et erakordselt palju ikkagi? Päris tihti olin keskele ja tihti just kõige tähtsamad penaltid, sa tead, väravaht seal mängu lõpus tahab olla kangelane või oligi, kui oli mõni noor väravaht või mõni uus väravaht, et siis tihti ma teadsin, et keskele on hea, näiteks just pandi ka see kokkuvõte mu väravatest, pandi üles, siis saatsin Nõmmele, oli mitu tükki seal löönud ja 2021, kui Flora oli see ulme meistrit või Euroopa aastat tegid, siis oligi nende mängud vahel, oli meil Floraga, Nõmm sai oma nii-öelda võimaluse, see on euromängude vahel ja 0-0, no ilmselgelt mees läheb seal tõrjet tegema, lükkasin rahulikult keskele üles ja järjekordne 1-0 võit või seal nüüd oli Kaleviga näiteks Weinstein, vaata uus väravat väga ei tea, nagu lükkad keskele, et tihti seda, aga kui tähtsad penaltid, ma panin palli maha, võtsin hoogu ja siis enne hoovõttu või seal seisan, siis vaatan, mis tunne sellel päeval on ja väga tihti oligi tunne siuke, et ma võin lihtsalt täie jõuga lükata selle paremale sinna nurka või ülesse ja on sees ja kõik, mis ma paremale lõin, läksidki tegelikult sisse, välja arvatud siis see Kalju oma, kus ma libisesin, et eksimused tulid 2 tükki keskele ja 2 tükki vasakule. Et see, ma ei tea, 50 penaltit, mis ma paremale lõin, lõpuks läksid kõik sisse. Aga vahepeal siin-seal sa pead muutma, et tippjalgpallis on ka Šoboslaid ja mõned vennad on ka, kes on peaaegu alati löövad sama penalti, aga sa ei saa päris 100% ka, et sa pead seal, sa tead, et väravaht teab, seal on väga palju neid tasandeid, aga sa ei tohi mõnikord mõtled 2 korda kaugemale kui see, et 2 käiku oled ees, siis oled juba jälle kaotajaks, et seal oli palju analüüsi seda taga, aga jah, mis tunne sellel mängupäeval oli, et vaatasin, mõnikord ma teadsin ette juba, et kui penalti tuleb, ma olin keskele, sest ma tean, et väravat, ta ei jää. Aga lõpuks ühe korra või Alandiga sain lõpuks ikkagi viimasel hooajal sain vastu näppega sellega, et aga jalgpall on selline ja muidu suures pildis ma usun, et saan ikkagi oma penaltikarjääri üle uhke olla. No sa siin tõid ühe seiga ka veel välja, kuidas sinu väravast Florat võitsite ja Florat jõudsite võita mitmel puhul või punkte sealt võtta, siis meenub ka üks väga intervjuu, kus sul esimesel poolel oli väga raske, siis vaheajal mingil põhjusel läks lihtsamaks, siis teisel poolel oli uuesti väga raske, aga see selleks, selle võivad inimesed videoarhiividest üles otsida, et üldiselt on loogiline, et 2 poole vahel on natuke lihtsam jalgpalluril, aga nüüd Flora, et tavalikus silmis on nagu palju seda olnud, et Kuressaare on Flora duubel ja nii edasi, et mis sina sellest nagu siis kõigest arvad, et kuidas see mõjub mängijale, kui räägitakse sellist juttu, aga reaalsus vast päris see nagu ei ole. No võime aastate jooksul alustame tulemustest, et Flora on üks tiime, kellele ma olen võib-olla kõige rohkem väravaid löönud meistriliigas, ma peast ütleks äkki 5 tükki, midagi siukest ja siis mõni värav on võib-olla ka lugemata jäänud valedel põhjustel. Et olen neile väga palju löönud, olen mitu võiduväravat löönud ja vanasti esimene see kuulus intervjuu teles TV6 2012, et seal 1-0 võitsime. Kuidas ma sinna rünnakule sattusin, selle värava lõin, aga sellel aastal ma olin ka põhimõtteliselt Florast Kuressaares lainul või ma olin ikka hooaja ettevalmistus tegin Floraga, siis läksin Kuresse, hooaja mingi teine mäng, ma olen Florale värava. Tänapäeva, ma ei tea, tänapäeva woke teemas seda nagu läbi ei lähe, aga
mina tegin 5 sekundiga seal mingi 6 värava tähistust, et ei olnud mingi see, et sorry, mu koduklubi, mida ma kus ma olen terve elu kasvanud ja värk, et see lihtsalt see, ma ei tea, see emotsioon ja ise käis, nii äge ja suur asi, et see niimoodi mängijana küll ei mõju, et paljudele mõjub ka motiveerivalt, et näidata ennast Flora vastu, siis eesmärk oleks Florasse edasi jõuda, saada veelgi kõrgemale, alati kaugemale, et ma arvan, et need tulemused räägivad enda eest, et siin kas või see 21, kui me seal Florat võitsime ja Viiki mängisime, lõpuks väga suuresti tänu sellele Levadia tuli meistriks ja kas juba selle pealt selleks reaalselt need Kure tulemused läksid Florale, ma ei tea, 1 miljon maksma, et tõesti ei võta tõsiselt neid argumente. Muidugi see side on olemas, me saame sealt mängijaid, aga selliseid nii-öelda tippmeeskondadel sellised sidemed kui klubisid ja asju, see ei ole ainult mingi Eesti värk, et nagu mängijana ja klubisiseselt või meeskonnasiseselt riietusruumis see on pigem, ma ei tea, teed nalja või selle üle või ma ei tea, motiveerib mängijaid ja noored, kes tulevad sinna laenule, kelle eesmärk on ala Florasse tagasi saada või seal läbi lüüa, et täiesti ma arvan, ei midagi sellist, mis kehvasti on mõjunud ja see aasta ka 4 mängust 3 me olime väga lähedal, et Floralt punkte võtta, et kas jäid siin väravaraamid A Le Coqil ette või midagi muud, et ise küll seda ei tunne ja Flora vastu, alati Flora Levadia tippklubide vastu sul on see motivatsioon on põhjas, kõigi vastu on. Et lihtsalt see, et mingid klubidel on sidemed ja klubide, mis iganes omanikel ja nendel on sidemed, see ei tähenda, et seal meeskonnad kuidagi omavahel ei oleks kas või isegi vaenujalal vahepeal mingid perioodid, kui seal Floras kõik need Ojamad ja need olid, kellega oli vägev oli võidelda, maadelda, et seal läks ikka väga tuliseks need andmised. Nii et mängijana on tegelikult võistkonna sees tunda seda Kuressaare identiteeti, oma klubi vaimu ja nii edasi. Absoluutselt, et see on niisugune väljast tulnud kuvand, aga see ei ole asi, mis sul riietusruumis või platsil läbi kuvab, et kogu meie see identiteet, see vaim, kogu see on hoopis teistsugune ja ongi Kure ongi, madalama otsa satsid ongi Premium liigas paljuski kõvadele mängijatele selleks, et seal ennast näidata ja siis teha järgmised sammud, kas või siin Larsenid, Männilaaned, kes on edasi liikunud ja Kures nad said nii-öelda mängijateks, kasvasid tugevateks meesteks, viikingiteks ja see Kure vaim oli kindlasti, andis seal kaasa, et oleme erinevaid klaasmehi oleme raudmeesteks muutnud, et kindlasti on klubil sellest suur osa ja mängijana tõesti see ei võta tõsiselt ega hinge. Mida toob uus aasta Märten Pojanurmele? Palju reisimist, mis on siin ootel olnud viimased aastad. Kindlasti palju, ma usun, et edukas tööaasta tuleb. Arsenali meistritiitli, et saab seda tähistada. Saan äkki siin Eesti liigat kommenteerima hakata, kui ma siin ise ei mängi, et kommenteerimisel kindlasti huvitavaid väljakutseid ees ootamas ja seda tahan edasi teha. Ja ma arvan, et siin mingid põnevamad asjad veel selguvad, aga et jalgpalli uuel aastal ei mängi, aga korvpallitiimi pakkumistega võib minu poole tulla. Tahaks talvel Kossu rahvaliigat küll mängida. Tennises ka võib-olla lähen seal, mängin mingit liigat ja Trasberg padelis ka juba üritab aegu broneerida mulle kinni, et sporti vähemaks ei jää, aga jalgpallist aktiivsest mängimisest jään küll kõrvale, et ma arvan, et tuleb väga tihe aasta, aga väga selline äge ja partneriga ka teeme nalja, et plaanid on siuksed, nagu nüüd on 48 tundi päevas aega. Et mõtteid on palju ja elevus on väga suur, et mis see aktiivse mängija karjääri järgne elu siis tooma hakkab. Ja esimene side jalgpalliga jääb siis kommenteerimise näol, milleni sa jõudsid oma enda soovist? Jah, kunagi tahtsin sulle kõrvale tulla, aga lõpuks see läbi ei läinud, aga siis kui kuulsin, et Moritz Veering meeskonnast hakkas kommenteerima, siis kirjutasin Kalev Kruusile ja mees oli teemas, andis võimaluse, aitäh talle ja siiamaani, et korra 2 nädalas kogu 3 erinevaid päris ägedaid mänge saab kommenteerida, et hakkas meeldima ja sobib ja sellega jään kindlasti seotuks ja
muud sidemed vaatame, mis siin ajaga välja kujunevad. Aga ei välista, et ühel päeval oled mingisuguses rollis jalgpalli juures tihedamalt tagasi? Ei, sellist asja kindlasti ei välista, et mis iganes see roll saab olema, ma ei usu, et see saab olema treener, et seda kutsumust no ei ole, aga ühel või teisel moel seal seotud olla mõne klubiga ja aidata mängijaid, et kindlasti seda, nii palju on seda nagu kõike seda teadmist ja jalgpalli kogu elu elatud, et seda nüüd kõrvale ei taha jätta ja pole mõtet jätta, et jään seotuks ja usun, et kellegi jaoks nagu võõraks ei jää siin jalgpallimaailmas. Aga saame siis aru, et uuel aastal pole mõtet ka FC Hiiumaa peatreener Maarja Dektjofil sulle kutset veel saata ja teistel klubidel ka, et madalamad liigad praegu veel ei kutsu, et pigem korvpall ja tennised, padelid. Jah, et otse madalamasse liigasse ei tõmba. Paari aasta pärast ei välista midagi või siin mõnda trenni minna, ei välista midagi ja seda ägedat väikse karika finaali siin vaadates Hiiumaa ja Paide 3 vahel, kunagi tahaks väikse karika finaali võib-olla isegi mängida, aga praegu uuel aastal mitte ja FC Hiiumaa ka veel hetkel rohkem ei pea Maarja sulle küsima, et kas ma Hiiumaale tulema uuel aastal veel ei tule. Ootame siis lihtsalt sind Hiiumaale külla, seda saad nüüd teha, et sul aega on. Lõpuks saab planeerida tegevusi niimoodi, et ei ole 11 kuud aastas kinni ja kõik nädalavahetused kinni, et jah, Hiiumaale külla tulen ka, kui Saaremaal ära käidud saan. Aitäh, Märten, selle jutuajamise eest, aitäh selle vägeva karjääri eest ja toredat uut elu siis vaba inimesena või tööinimesena või kuidas öelda? Ja, aitäh sulle, Kasper, aitäh kõigile vaatajatele, toetajatele, kes aastate jooksul on seotud olnud ja suur tänu kõigile, kogu hingest siiralt õnnelik selle karjääri üle. Selline oli siis see vestlus elu palli taga, ühel pool Märten Pajunurm, Premium-liiga legend ikkagi, pea 300 mängu Kuressaare särgis, üle 300 mängu, väravaid seal üle 60, kõrgliigas, noortekoondistes mängitud, tehtud nii mõndagi. Aitäh jutuajamise eest, Märten, mina olen Kasper Elissaar, püsige ikka jalgpallilainel, sest et isegi kui jalgpall lahkub inimestest, siis see vist ikkagi pole päriselt võimalik, et inimene võib lahkuda jalgpallist, aga mitte jalgpalli inimesest, on nii, jah? Ma arvan, et hästi öeldud. Aitäh teile ja adjö!